Nüüd vaatame üsna erandlikku kirjamisviisi, ehk siis kirjamist pahempidiste silmustega. Parempidiselt kootakse siis põhjasilmused ja kõik kirjasilmused värvilisega kootakse pahempidi. Tulemuseks on hästi põnev pind. Mustris on mul kõigepealt 3 valget ja need ma koon parempidi. Ja nüüd tuleb siis punane, mille ma tõstan siia varda ette, et ma saaksin teda pahempidi kududa ja selle ühe punase koon pahempidi. Tõstan punase lõnga siia varda taha jällegi ja jätkan parempidi. Nüüd on mul 5 valget ja need koon parempidi. 1, 2, 3, 4, 5. Ja taas tõstan siis varda ette punase lõnga ja koon punase ühe silmuse, mis mul mustris on, pahempidi. Ja jätkan valgega parempidi. 1, 2, 3, 4. Tulemuseks on nüüd selline pind, kus sellele punasele silmusele jääb nagu väike valge täpike keskele. Ja kui ma nüüd täpselt mustri järgi niiviisi edasi koon, saan ma väga huvitava pinna. Nüüd olen ma mustri järgi siis kudunud ära 4 rida ja nüüd on juba hästi näha, kuidas see muster siis pahempidiste silmustega välja hakkab paistma. Õigupoolest see tore kirjatud variant on selline, et kui seda kuskil esemel näha, siis isegi spetsialistil on natuke nuputamist, mismoodi see kootud on. Et sellist pahempidist kirjamist võib siis meie etnograafilistel esemetel kohata just eelkõige Mulgimaal. Et kindarandmetel on nii mõnelgi selliseid väikeseid kirjavööndeid, mis on siis tehtud pahempidiste silmustega parempidisele pinnale. Ja muidugi võib ise siis leida veel mustreid, mida siis niiviisi kududa ja tulemus on kindlasti alati üllatav.